tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna Keskhaigla podcasti Tark arst taskus ja saad tükike mõlemast. Tere tulemast vaatama ja kuulama Lääne-Tallinna Keskhaigla saadet Tark arst taskus. Ja täna räägime kõik võimalikest suvistest ohtudest ja sellest, mida nende puhul igaüks ise teha saab. Saates on meil külas Lääne-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna õendusjuht Kristo Peetris. Ja esimese asjana, tere Kristo, küsin ma sinu käest kohe seda, et kas suvi on töö mõttes nagu sinu jaoks juba alanud, et kas juba asju juhtub? Jah, suvi on alanud, asju juhtub midagi kogu aeg, aga suviseid asju juhtub üha enam, sest et ilmad on natukene soojemad. Kuigi eks seal saab vaielda, et kas nad nii soojad on, aga suvi on alanud, inimesed puhkavad, et suvine periood on meie jaoks käimas ja festivalid toimuvad. Ja. Millised need kõige tüüpilisemad või üldisemad juhtumid on, et mis inimesed erakorralise meditsiini osakonda toovad? Erakorraline meditsiini osakond või keskus on selline, ta on eriline osakond, et sinna tuleb kõike. Et kui me räägime teistest keskustest, osakondadest, nad on üsna piiritletud, kirurgia saab kirurgiahaiged, sise saab sisehaiged, aga erakorralise meditsiini keskus on selline, kuhu tuleb tõesti kõik, et tuleb kirurgilisi, tuleb sisehaigeid, kõike näeme. Aga siis teil on mingisugused nagu hooajalised teemad ka kipuvad olema või? Ikka, et suvel me näeme kindlasti traumade tõusu. Suvel on putukad, kes meid nõelavad, kes meid hammustavad. Et suvel näeme ka kuumaga seotud probleeme kindlasti rohkem näiteks, et kui temperatuurid lähevad väga kõrgeks, et Eesti inimene ei ole harjunud tegelikult selliste temperatuuridega, mis meil on viimased aastad siin olnud, et kuumad ilmad, et me ei ole harjunud mütsi kandma, me ei ole harjunud tegelikult kuumal päeval pikki riideid kandma, me ei ole harjunud piisavas koguses vett jooma, varjus püsima. Ja mida nagu suvel näeme tegelikult on ka see, et kroonilised haigused tihtipeale ägenevad. Inimesed lähevad puhkama, ununeb ravimite võtmine, kui nad lähevad näiteks kodukohast eemale, ei saa nad nii kiiresti perearstile, sest et nad ei ole enam kodukoha lähedal, kus nende perearst on, perearstid puhkavad. Ja ei osata siis nagu kohaneda, et mis ma siis teen. Õnneks ongi siis erakorralise meditsiini keskused, mis on lahti, avatud ja kuhu saab alati pöörduda. Ahah, see kõlas väga optimistlikult, aga üldises mõttes ma olen pigem kuulnud viimasel ajal meediast seda, et inimesed pöörduvad erakorralise meditsiini keskusesse ka siis, kui nad tegelikult võiksid pöörduda nagu perearsti poole või kui nad võiksid esmalt helistada kas või perearsti infoliinile või et kuidas on, et näiteks nüüd, kui toimuvad need suvised üritused ja festivalid, et kas siis nagu tullakse erakorralise meditsiinikeskuse vastuvõtule siis tunduvalt rohkem? Ütleme, Tallinna linnas on see sükene kergelt paradoksaalne, et päeval tegelikult me näeme mõningast patsientide langust, sest paljud inimesed lähevad linnast maale suveks. Küll aga on näha seda, et õhtut ja öösiti muidugi meie koormus veidike suureneb võrreldes tavapärasega. Et see, mis meediakajastus on, eks see on tõsi, inimesed tulevad kergekäeliselt erakorralise meditsiini osakonda ja nad ei helista alati perearstile ette, nad võiksid tegelikult saada selle esmase abi nagu sealt, aga see on ka selline meedia poolt võib-olla kergelt paisutatud teatud hetkedel, et erakorralise meditsiini keskused ongi selle jaoks, et kui inimene on hädas, et oma mure on tegelikult ju alati kõige suurem meile. Me ei tohiks tegelikult inimesi päris ära ka hirmutada, et neil on nüüd suur häda ja ta teab, et ei tohi minna erakorralise meditsiini keskusesse ja ta jääbki abita, et ega see ei ole ka mingi lahendus. Ja loomulikult, et tegelikult tuleb pöörduda, kui häda on ikkagi suur, ise ei tea, mida teha, siis võib pöörduda erakorralise meditsiini keskusesse. Et tänapäeval muidugi meil on palju erinevaid abivahendeid, mis võivad enne veel aidata. Meil on olemas perearsti nõuandeliin, kuhu saab helistada 1220 numbril. Suvel väga hea number, mida meeles veel pidada, on mürgistusteabekeskus, mis on 16662 numbril. Et kus ma arvan, et enamus probleemid tegelikult võiksid saada lahendust. Aga kui ei saa või kui häda on ikkagi suur, siis selle jaoks me tööl olemegi, et neid inimesi aidata, et alati võib tegelikult pöörduda ka meie poole. Millised need suviste ohtudega seonduvad juhtumid on, et mida on näiteks tulnud sinul lahendada, kui sa oled tööl olnud?
Noh, nagu ma ütlen, me lahendame kõike, et suvel on kindlasti traumade osa, et me oleme aktiivsemad, meil on ilusat ilma mõned kuud suvel ja siis me puhkame suvel. Kõik püüavad ära kasutada. Kõik kasutame ära, mis on ka hästi loomulik, eks ju, et niipea kui ilus ilm on, siis me lähme loodusesse, me liigume rohkem, me teeme rohkem sporti, me oleme aktiivsemad, me teeme aiatöid, renoveerime, eks ju, et kõik need on sellised asjad, kus võib juhtuda ja juhtubki. Ja eks neid traumasid on. On ikastusi, on venitusi, on haavu, luumurde. Ja noh, mida veel me näeme, eks ju, et puugihooaeg on ilusti alanud, et küll see on selline koht, kus tõesti võiksid inimesed nüüd ise proovida hakkama saada, et puuki ei pea tulema erakorraliselt keskusesse välja võtma tulla, välja arvatud, ütleme juhul, kui tõesti on see sellises kohas, kuhu ise absoluutselt ligi ei pääse ja meil ei ole ka tõesti mitte kedagi, kes meid selles osas aidata saaks. No, puugi osas muidugi ka see, et võiks ära teha ju vaktsiini. Jaa, absoluutselt. Kas nüüd on hilja juba teha? Ei ole hilja, et tegelikult see vaktsineerimist, kui nüüd alustada, teha esimene doos ära, teine doos on 6 aja pärast, peale teist doosi tegelikult me saame ju kaitse kätte juba, mingisuguse kaitse. Ja suvi kestab veel pikalt, sügis on ees, et loomulikult võiks ära teha, kui ei ole teine. Seenehooaeg on ees näiteks? Seenehooaeg on ees, absoluutselt, jah. Et jõuab küll. Ja mitte ainult ise, vaid ka lastel selle peale mõelda, et puukentsefaliit on kole haigus, et selle eest tuleks ennast kaitsta. Kui me nüüd juba lasteni jõudsime, siis kas lastega juhtub suvel rohkem, et nad on ju vabamad, nad ju, ma ei tea, hüppavad batuudi peal rohkem? Lastega ikka juhtub. Ja eks nagu ka täiskasvanute puhul, eks ju, lapsed naudivad oma suve, neil on kooli pole, lasteaed on pausil. Ja ikka juhtub rohkem, et just samamoodi nagu täiskasvanutega on seda traumasid rohkem ja selliseid asju, et on ka kahjuks ülekuumenemisi, et täpselt nendel samadel põhjustel, et ei jooda vett, ei kanta pikki riideid, ei kanta mütsi. Et lapse organism on niisugune teistsugune, et laps ei ole tegelikult lihtsalt väike täiskasvanu, vaid tema keha ikkagi töötab natuke teistmoodi ja teda tuleb teistmoodi kaitsta. Kas siis, ütleme, üks asi on see, et me saaksime ju ise ära hoida oma lapse ülekuumenemise ja sellega me siis saame ka vältida seda erakorralise meditsiini osakonda sattumist esiteks ja teiseks on loomulikult ka lapsel parem. Aga millised on veel niisugused tüüpilised suvised juhtumid, mis teieni sinna keskusesse jõuavad, aga mida oleks olnud päris lihtne ära hoida, kui oleks olnud inimene natukene teadlikum või oleks õigel ajal veidikene mõelnud? Noh, nagu oli see jutuks, et tegelikult see ongi see, ütleme, krooniliste haiguste ägenemine suveperioodil, et temperatuur on kõrge. Meie keha peab hakkama tegelema nii-öelda termoregulatsiooniga, ehk siis me peame kuidagi keha hoidma nagu jahedana. Kui me ise seda väga teadlikult nagu ei tee, et püsime keskpäeval näiteks varjus või et ega see ei ole niisama, et soojemates kliimades on siestad nii-öelda, kus siis lõunapaiku ei tehta tööd, ollakse toas. Et see on kõik tervise nimel. Meie lihtsalt ei oska siukse asjaga veel kokku puutuda või me ei ole nagu harjunud sellega, et nii kuumaks läheb. Et joome vett ja katame ennast. Et nende krooniliste haigustega ongi see, et see keha peab hakkama nagu üle töötama. Ja kui me higistame palju, läheb meil soolade tasakaal paigast ära kehas, mis võib tekitada erinevaid rütmihäireid, teiste eluohtlikuid rütmihäireid. Võib teadvust hakata mõjutama, võib tekkida minestus. Aga kõik meie haigused, mis meil kroonilised on, võivad ka nagu ägeneda, et lähevad tõsisemaks, kui me piisavalt ei joo vett ja ei ole piisavalt päikese eest kaitstud. Seda on raske eestlasele rääkida, sest kui vähegi palav on, kui vähegi päike paistab, siis ta on kohe kuskil sirakil päikese käes. Et kui näiteks reisida lõunapoolsetes riikides, siis seal inimesed lähevad ikkagi randa nii, et neil on päikesevari kaasas. No meil sellist asja ei näe. Jah, meil ei näe. Meil ei ole tegelikult ka nagu väga vaja olnud seda võib-olla harjumuslikult, aga need temperatuurid, mis meil siin ikkagi viimased aastad olnud on suvel, pikka perioodi, eks ju, niisugust kuuma põua perioodi, et eestlane ei ole harjunud kogema. Asi paraneb minu meelest, et inimesed on teadlikumad, aga ikka palju on veel minna selleni, et me oskaks ennast kaitsta ja oskaks piisavalt vett juua, et see vee joomine on selline, ta on nii tohutult oluline meie kehale. Et tegelikult on reegel see, et vett tuleks juua enne, kui janu tekib. Et kui janu juba tekib, siis on juba keha dehydratatsioonis, dehüdreerunud. Et tegelikult siis on hilja, et vett peaks jooma juba varem. Ja tuleb kanda ilusti mütsi, kui on väga päikesel ilm, tuleks panna pikad riided selga, et mitte ennast ära põletada, päikesekreemi kasutada korralikult.
aga meil on need kõik tunduvad nii lihtsad asjad ja inimesed jätavad sellest hoolimata selle nagu tegemata, et ega siis ei jäägi muud üle, kui üha korrutada ja võib-olla need, kellel on korra juhtunud, need tõepoolest juba saavad aru, kui tähtis see on. Jah, meil on lauluski, eks ju, pruuniks tuleb 2. juuniks saada ja siis proovitakse seda maksimaalselt seda päikest ära kasutada. Et tegelikult tuleks olla mõõdukas, tuleks olla ettevaatlik nende asjadega ja kaitsta ennast kui võimalik. Et see on täiesti arusaadav, et me suvel oleme rohkem väljas ja me toimetamegi rohkem ja naudime seda ilusat ilma, mis meil on. Aga ennast tuleb kaitsta, ei tasu nagu unustada. Päris palju tehakse suvel ka igasuguseid renoveerimistöid ja aiatöid ja inimesed on suvilates ja trimmerdavad ja niidavad muru ja ma ei tea, vahetavad laudist ja nad teevad palju asju. Et sealt siis võib jõuda kas ise erakorralise meditsiini osakonda või siis, eks sa ju teed kiirabi väljakutseid ka, et ka sellised juhtumid jõuavad ka kiirabini? Jah, ikka, et need ongi need suveõnnetused, et inimesed renoveerivad. Mis näiteks on juhtunud? Kirjelda mõnda lugu. Hästi tüüpilised on see, et suvel hakatakse renoveerima midagi. Maamaja, iganes tegeletakse tööriistadega, millega ei olda harjunud tegelema, eks ju, et eiratakse võib-olla mingil määral ohutusreegleid. Ja siis on õnnetused väga kergelt tulema. Igasugused haavad, lõikamised, kukkumised, et hästi lihtsad on tulemas nendega. Mida siis ise teha näiteks, kui oledki, ma ei tea, ketas saega endale kuskil mingi sügavamat räpsu sisse lasknud? Ja tuleks hinnata seda haava kõigepealt, et mis ja kui palju nüüd viga saime. Et kui see on selline haav, mida peale vajutades jääb see verejooks seisma, tuleks haav ilusti ära puhastada, voolava vee all kõigepealt kasutada antiseptikumi ja siis korralikult kinni siduda. Kui on vigastus nüüd selline, et seda ei ole nüüd võimalik niisama verejooksu sulgeda, et verejooks ei jää kinni nii lihtsalt, siis tuleks pöörduda traumapunkti või EMO-sse, kes siis sellega tegelevad. Ja kui on selline, mis tundub tõesti eluohtlik vigastus, et verd on tohutult palju tulemas, siis tulebki kutsuda kiirabi ja kiirabi tuleb aitab. Kiirabi, eks ole, samal ajal ka juhendab, või see keskus juhendab, et mida edasi teha, kui sa pead seal koha peal seda kiirabi ootama? Võimalusel küll, et häirekeskus juhendab, et on olemas häirekeskuses töötavad ka lisaks siis nendele häirekeskuse operaatoritele mõningad meedikud, kes siis, kui nad on vabad sellel hetkel, siis nad saavad juhendada patsienti, mida teha ja kuidas teha. Aga ütleme, kindlasti tuleks meeles pidada siin seda, et häirekeskus tegelikult ei ole koht, kus saada nõu. Et kui me tahame lihtsalt nõu küsida, siis selle jaoks on väga hea number, on see perearsti nõuandeliin 1220. No, kui ma mõtlen, et mida minu enda tutvusringkonnas suviti kõige rohkem ette tuleb, siis tihtipeale on need, kas lastel on luumurrud või hüppavad nad kuidagi batuudi peal niimoodi, et nad lendavad sealt suure hooga maha ja saavad mingi vigastuse. Et kuidas selle puhul nagu ise hinnata, et millal siis lähen ise EMO-sse ja millal kutsun kiirabi? Väga hea küsimus, et natuke kaugemalt tulles ongi see, et ütleme, inimeste terviseteadlikkus kui selline ei ole minu meelest Eestis väga heal tasemel. See on muidugi minu isiklik hinnang, et väga raske on inimesel hinnata, kas mu tervis on nüüd selline, et ma peaksin pöörduma EMO-sse, ma peaksin minema perearsti juurde või ma peaksin kutsuma kiirabi. Kui me nüüd räägime nendest batuudiõnnetustest või üldse niisugustest traumadest, mis suvel tekivad, eks ju, siis hea on see, et kui on eluohtlik olukord, siis tuleks kutsuda kiirabi. Kui tõesti inimese elu on ohus. Kui me räägime luumurrust ja mul on võimalik minna ise traumapunkti, siis ma võiksin seda teha ise. Et kiirabi ei saa ka koha peal teha midagi sellist, mis luu terveks teeb. Et selle jaoks ongi traumapunktid, kes sellega tegelevad. Haavade puhul samamoodi, eks ju, et kui käeva haav on, kui ma suudan selle verejooksu ise peatada seal, siis ma võin minna õmblema või edasisi tegemusi teha traumapunkti, kes sellega tegelevad. Et kiirabi käed on nagu seal üsna lühikesed, et meie saamegi pakkuda siis transporti. Aga kiirabi on ikkagi mõeldud selle jaoks, kui inimene vajab erakorralist kiiret hospitaliseerimist või siis sellist sekkumist, mis siis võib elu mõjutada, et kas on eluohtlik olukord või see olukord võib püsivalt tervist nagu kahjustada. Kuidas see tunne on, et kas inimesed nagu teavad piisavalt, mida teha seni, kuni kiirabi kohale jõuab, et mida nad võiksid ja saaksid üldse ise ära teha? Ma ütlen pigem ei, et
inimesed ei ole jah, väga head siuksed esmaabi andjad, kuigi me õpetame esmaabi, on kampaaniaid. Aga see paneb mõtlema, et see asi võib juhtuda. Vaata, kui sa ei tegele sellega, siis sa nagu, see ei juhtu minuga. Ja eks paljud seda loodavadki, et see ju ei saa juhtuda minuga. Kuigi üha enam ettevõtteid, kollektiivasju tellivad koolitusi, et kus saab esmaabi õppida. Autokoolides, eks ju, on meil võimalik esmaabi õppida. Aga see tegelikult võiks olla ikkagi selline asi, mida me õpime juba koolis. Et meil võiks olla selline koolis täiesti aine, kus me õpime, kuidas keha töötab. Et me saaksime baastasemel aru sellest, kuidas meie keha töötab, kuidas saab väiksemad asjad ära parandada, mida teha mingites olukordades. Et paljud olukorrad ongi sellised, mis lahenevad ise, puhkust, vett, natuke rahu, võib ka perearstilt nõu küsida, aga lahenevadki enamasti ise. Aga me ei oska neid hinnata. No üks teema, mille puhul nagu mina vist ei oskaks otsustada, et kui hull on olukord, on siis, kui on näiteks tegemist mingi tugeva allergilise reaktsiooniga, et ma ei tea, kas on mingi putukaallergia, kui putukas on ammustanud ja kui inimesel tekib suur hingamisraskus või ta on väga paistes, et mismoodi siis seda olukorda hinnata? See olukord on juba eluohtlik, et kui on olukord selline, kus putuka ütleme nõelamise järgselt või rästiku hammustamise järgselt tekib ikkagi juba süsteemne probleem. Ehk siis probleem ka seal, kus ei ole see nõelamis- või hammustuskoht. Et said kätte nõelata, eks ju, ja tunned, kuidas kõri hakkab kinni minema, õhku hakkab väheks jääma, siis tuleb kutsuda kiirabi. Siis on suur oht anafülaktilisele šokile. See on väga eluohtlik, see liigub väga kiiresti ja siis ei aita mitte miski muu peale kiirabi, kes siis saab teha vajalikku ravimit. Inimesed muidugi, kes teavad, et neil on selline oht, et nad on allergilised näiteks millegi vastu, on võimalik osta selline adrenaliini automaatsüstal, EpiPen kutsutakse seda, et see on elu päästav. Kui seda ei ole, siis võib proovida seda kohta natukene jahutada, kus nõelata saadi, aga seal on kiiret abi vaja, seal tuleks kutsuda kiirabi. Ja veel üks teema, mis suvel esile kerkib, on see, et inimesed saavad nagu rohkem põletushaavu, sest et nad grillivad, nad teevad lõkkeid. Jaanipäeval võib juhtuda, et ollakse päris hooletud, et mismoodi võiks käituda põletushaava puhul ja millal on põletushaav selline, et näiteks tuleb minna erakorralise meditsiini osakonda? Põletushaavad on väga kehvad haavad. Et põletus kui selline paraneb kaua, ta on väga infektsiooniohtlik. Valus, jah. Et põletuse puhul tuleks hinnata 4 asja. Et esimeseks on see, et kui vana on see, kes haiget sai. Kui me räägime lastest, väikestest lastest, siis näiteks nende nahk on nii palju õrnem, kui on meie oma. Et nemad võivad saada väga sügava ja väga ohtliku põletuse lihtsalt kuuma veega juba. Et laste puhul tuleb olla eriti tähelepanelik. Et mis seal... Rääkimata moosikeetmisest. Rääkimata moosikeetmisest, jah. Et see võib väga sügava põletuse, väga raske põletiku meile kehasse tekitada ja see paraneb tohutult kaua. Teine, mida tuleks hinnata, on millise astmega põletus on tekkinud. Et me hindame 4 skaala, 4 astmel seda. 4. aste on siis selline kõige hullem elektripõletus, kus on täiesti söestumine tekkinud juba. Kujutate ette siuke grillile liiga kaua jäänud liha, mis on täiesti must juba. Esimene aste on siis selline, kus nahk läheb natuke punakaks ja on siuke päikesepõletuse, mida enamus inimesed on tundnud. Teine aste on see, kus tekivad juba villid. Et kõik, mis on üle nende villide, tegelikult tasuks juba lasta üle vaadata. Esmaabi sellisel villi puhul on see, et tuleks lasta lihtsalt vee all kõigepealt sellel põletuspinnal olla. Umbes 15-20 minutit rahulikult vee all, et jahutada seda kohta, niisutada seda haava, puhastada seda haava. Põletushaavad on enamasti alati väga-väga mustad. Nad lähevad alati põletikku ja paranevad väga kaua. 3. asi, mida tuleks hinnata, on see, et kui ulatuslik see põletus on. Et kui me räägime väikelastest, alla 2-aastastest lastest, siis tegelikult on see, et kui on üle 5% ikkagi juba keha põlenud, tuleks kindlasti pöörduda haiglasse. Sealt liigub ta edasi, ütleme 10% on siis natukene vanemad lapsed ja vanurid, et üle 65-aastased ja kuni 10-aastased. Sealt 15% on siis 10 kuni 18 aastat.
10–15 aastat ja ütleme siis täiskasvanud kuni siis 65. eluaastani, kui on üle 20% ikkagi põletus, siis tuleks kindlasti pöörduda haiglasse. Põletust me hindame selliselt, et patsiendi enda peopesa on 1%. Ehk siis, kui me vaatame, et siin käe peal on selline suur laik, eks ju, siis me hindame selle peopesaga umbes ära, mitu protsenti. Kui on 5 laiku lapsel, siis juba haiglasse. Siis tegelikult tuleks pöörduda haiglasse. Nahk on meie kõige suurem organ kehas ja ta on tohutult oluline igasuguste erinevate põhjustel. Et kui nahk on väga viga saanud, siis tuleb seda parandada, tuleb sellest hoolitseda. 4. põhjus või 4. sihukene tingimus, mida tuleb põletuse puhul jälgida, on kuhu saadi põletada. Siin tuleks välja tuua nägu ja hingamisteed, et kui inimene saab näkku või hingamisteed on põlenud, siis võib tekkida väga eluohtlik turse just hingamisteedes ja võib lakata ära see, et me ei saa enam hingata. Ja hingamine on oluline, et seda me saame hinnata selliselt, et vaadata, kui näiteks kulmud või ripsmed on põlenud, et siis on oht, et tegelikult võivad olla hingamisteed ka põlenud. Ja kui läheb hääl kähedaks või tekib sihuke vilisev hingamine, see on ka väga suur ohumärk ja kindlasti tuleks kutsuda kiirabi. Et see võib väga kiiresti väga halvaks minna. Et sellised juhtumid on tihti siis, kui proovitaksegi näiteks bensiiniga grilli põlema panna või mingit lõket põlema panna. Tekib sihuke plahvatus, inimene ei saa esimese hooga arugi, polegi nagu väga hullu, aga aega mööda läheb see olemine kehvemaks ja aeg on siin väga tähtis. Et mida rohkem see hingamistee läheb turse, seda keerulisem on seda inimest päästa. Milliseid rumalaid või ma ei tea, ettevaatamatuid liigutusi inimesed veel teevad, mis neile põletusaavu toovad lisaks sellele, et üritatakse bensiiniga lõket süüdata või grilli? Eks jaanipäeval on ju alati tore komme hüpata üle lõkke. Või siis lõkkes see, eks ole? Või lõkkes see, kui on viltu läheb. Et eks see võib tekitada kindlasti raskeid põletusi. Et sellisel juhul jällegi tuleks väga kriitiliselt hinnata põletushaavu, asukohti, vanuseid ja kõiki, nagu me rääkisime, ja otsustada, mida siis teha. Kui see põletus on juba juhtunud ja oled kutsunud kas kiirabi või oled juba teel sinna EMO poole, siis mida nagu peaks ise tegema? Ma ei tea, kui need riided on sulanud sinna naha külge või mismoodi üldse käituda, et nagu mitte kahju suurendada, aga natukene abi anda? Põlenud riided või kuumad riided tuleks võtta seljast ära. Kui on ikkagi juba sulanud naha sisse, siis ei tasu neid ära kiskuda, et siis las nad olla. Aga kõige parem esmaabi on voolav leigevesi. Lihtsalt lasta voolava leige vee all sellel piirkonnal olla, jahutada seda, niisutada seda, puhastada seda. Kui seda olete teinud 15-20 minutit, siis apteegist on võimalik osta, on sellised burn gel, burn shield, sellised vahendid, spetsiaalsed vahendid, mis on siis põletuse vastu, leevendavad, niisutavad samamoodi. Ja siis võiks katta lihtsalt õrnalt puhta sidemega ja näidata siis seda kas perearstile või kiirabile või EMO-sse, kuhu iganes nagu vajadus on. Kindlasti, mis tuleks ära unustada, on igasugused kreemid ja hapukoored ja sellised, mis vanasti vanaema rääkis peale panna. Et seal on see, et miks nad nagu kahjulikud on, kuigi esmalt võib ju tunduda, et on nagu leevendus. Natuke jahetunne. Jah, natuke jahetunne. Sest ta on külmkapist tulnud. Hapukoore puhul, jah. Aga mis tal on, et on rasvakiht tekib naha peale ja sealt ei pääse hapnik enam läbi. Ei ühele poole ega teisele poole. Ja see kuumus samamoodi, mis meil sees on, selleks peale seda põletust, ta ei pääse enam välja, ta hakkab sisse poole minema, süvendades tegelikult seda põletust veel kord. Nii et vesi ja spetsiaalne põletust leevendav toode. See side vist peaks olema ka spetsiaalsest materjalist, et ta ei kleepuks sinna haava külge. On selliseid sidemeid ka või selliseid asju, aga kui te panete juba seda keeli, siis võib panna ka tavalise sideme. Lihtsalt ei ole vaja seda kõvasti tõmmata lihtsalt peale selle pärast niimoodi, et mustus sisse ei läheks. Et need haavad on väga infektsiooni ohtlikud ja see põletik pärast selle haavas on väga lihtne tekkima. Suvel juhtub veel asju. Mina näiteks kardan väga võõraid suuri koeri ja mind on koer näost ammustanud ja see oli päris hirmus. Ja ma ei julgenud sellest kellelegi rääkida, sest ma mõtlesin, et appi, ma olin 5-aastane, et siis pannakse see koer magama. Ja see koht jäigi ravimata nagu koera ammustuse mõttes, et lihtsalt puhastati ja kogu lugu. Aga mida tegelikult teha siis, kui koer on ammustanud?
Oleneb muidugi nüüd jälle sellest, et kuidas, milline koer, millised on need haavad, mis tekkisid. Kui me räägime nüüd sellisest kergemast, kas mänguhoos või siis siuke kergem ammustus, kus ei ole suurt verejooksu või ütleme sellist katastroofilist lihasrebendeid või midagi siukest, siis ka selle haavaga kindlasti peaks tegelema. Et koera hammustused on kõik väga mustad. Et koera suus on palju baktereid, mis ei sobitu meiega kokku absoluutselt. Ja need haavad lähevad enamasti alati, lähevad põletikku. Et nendega tuleks tegeleda, samamoodi puhastada korralikult voolava veel, kinni siduda. Ja siis võib minna näiteks perearstile, apteeki näitama, nad oskavad soovitada põletiku vastast kreemi. Kui see läheb ikkagi juba punaseks, turse, valulikuks, siis kindlasti perearsti juurde, kes siis vajadusel määrab antibiootiku. Kui juba läks teema loomade peale, siis ma ei tea, loomadega juhtub ju ka suvel õnnetusi. No meie koer on näiteks mägraga madistanud ja ta oli üleni verine ja mõned koerad saavad ussilt ammustada ja et kuidas nagu inimene peaks puhkusel siis seda otsust vastu võtma, et kui tema loomaga midagi juhtub, et mis ma nüüd siis teen. Ja ma tean, et sa ei ole loomakiirabi arst, aga ma tahaks ikkagi teada, et mida siis teha. Ja on ette tulnud kiirabi sõites, et palutakse ka loomale abi anda, et kutsutakse küll ütleme inimese pärast, aga et näed, siin loom sai ka viga. Tegelikult esmaabi on üsna sarnane. Et kui loom saab ikkagi rästiku käest salvata, siis tasuks pöörduda veterinaarikliinikusse. Kui ta saab põletada, samamoodi see burn shield aitab. Kui tekib haav, samamoodi ära puhastada, kinni siduda. Et esmaabi tegelikult on võrdlemisi sarnane. Et loomulikult on seal erisusi, aga need on juba sellised süsteemsed. Et see on kindlasti hea nagu point on see, et kui minna puhkama suvel koos lemmikloomadega, siis tasuks mõelda ka nende esmaabi vajaduste peale, et mitte ainult endale, vaid et ka loomaal võiksid olla mingid asjad kaasas. Aga meil on väga head loomade kiirabid ja erinevad veterinaarikliinikud, kes sellega tegelevad. Võt mainisid korra seda happukoort, mida inimesed kipuvad põletustele peale panema ja ma arvan, et võib-olla nad lahtisele haavale enam ei pane, aga päikesepõletuse peale tahavad panna ikka. Et on veel mingisuguseid selliseid müütilisi esmaabi võtteid, mida inimesed kipuvad siiamaani kasutama, aga millest tegelikult mingit tolku ei ole, mis võivad olla võib-olla hoopis veidikene kahjulikud. No, eks ikka on, et meditsiin on sellises pidevas muutumises. Need asjad, mida me 20 aastat tagasi pidasime õigeks, ei pruugi tänapäeval olla üldse enam nagu adekvaatsed või tõesed, et selliseid asju ikka on, et see hapukoor on lihtsalt selline hea näide. Aga näiteks luumurdude lahastamine koha peal on ju, et samamoodi, et kunagi me õpetasime sellist asja, tänapäeval ei ole selleks mingit vajadust, me oleme aru saanud, väljatud juhul, kui on tõesti vaja transportida kuskilt niimoodi, et mitte keegi appi ei tule. Et selliseid asju ikka on, aga see ei ole nii suur probleem. Ütleme, rästikutega kindlasti mingisugust mürgi välja imemist, eks ju, midagi siukest see ei ole teema. Ja. Meil on ees festivali suvi ja üritusi on nagu hästi-hästi palju ja inimesed tarvitavad seal kõiksugu aineid, nad tarvitavad alkoholi, et kuidas kõrvalseisja peaks õppima hindama teise inimese olukorda, et kas ta vajab abi või mitte või millal on see abivajadus nii suur, et tuleb talle kutsuda näiteks kiirabi? Eks festivalid, see ei ole kindlasti kuidagi Eesti sisene asi või ainult Eesti probleem, aga see on ikka niimoodi, et festivalidel tarvitatakse alkoholi, tarvitatakse narkootikume ja see peidab endas erinevaid ohte. Ütleme, kõigepealt tuleks kindlaks teha, et kas inimene on ohtlik iseendale või ta on ohtlik teistele. Teistele ohtlik inimene, eks ju, kes käitub ebaadekvaatselt ja võib ohustada teisi, tuleks kutsuda politsei. Et see ei ole koht, kus kiirabi kutsuda. Kui on inimene ise ohtlik, ehk siis tema tervislik seisund on muutunud selliseks, et tal on näiteks kadunud teadvus, tal on kuskil tugev valu, ta käitub väga ebaadekvaatselt, mitte loomuomaselt, siis tuleks kutsuda kiirabi. Et seda hinnata on raske. Eriti veel, kui sa ei ole kunagi näinud sellist olukorda, eks ole, et sa ei tea, mis toimub. Jah, et ütleme, paljude jaoks ikka narkootikumid ja siuksed väljendumisviisid on meie jaoks uudsed, me ei ole nendega veel harjunud
Et seda on raske hinnata. Alkoholiga enamasti ikkagi teatakse, mida teha ja kuidas käituda. Aga narkootikumidega on see natuke raskem. Kas teil on koostööd ka selliste festivalide, ma ei tea, seal on ju kindlasti mingid meedikute keskused? Ja, suurtel festivalidel, suurtel kontserditel on eraldi meditsiinitiimid koha peal, kes turvavad. Meil on tulemas väga suur festival, eks ju, laulupidu, tantsupidu, kuhu tuleb kokku pea 100 000 inimest, eks ju, üle Eesti. Rohkemgi koos tantsupeoga vist, et see on kindlasti, et seal on olemas täiesti eraldi kiirabid, eraldi meditsiinitelgid, aga noh, eks see on, lisakoormus on ka haiglatele alati, et raskemad asjad tuleb ikkagi haiglas lahendada ja neid ikka juhtub, kuna rahvast on palju koos ja kellelgi ikka hakkab halb või midagi on. No laulupidu on selline koht, kus on hästi palju lapsi ja lapsed on seal tihtipeale ka nagu oma pead. Et kas ma ei tea, kuidas peaks nagu käituma, et mismoodi nende lastega kokku leppima, et kui midagi juhtub, et mis nad siis teha võiksid, kui enda või sõbraga midagi juhtub? Et kas nad peaksid teadma, kus see meditsiinikeskus on või mida nad võiksid teha? Laste puhul võiks alati ju kokku leppida, et nad on küll võib-olla vanematest eraldi, aga keegi ikka on, kes seal vastutab nende juures või igasugune täiskasvanu tegelikult aitab, et meil oleks julgust täiskasvanu poole pöörduda. Ja täiskasvanuna ka, eks, et võtame olukorda tõsiselt ja kui laps ikkagi teilt abi palub, et siis aitame ja siis on võimalik, et seal aladel liiguvadki ringi inimesed tavaliselt, kellel on rist selja peal, et nad on meedikud, nad on kergesti nähtavad, on alad, kus siis saab alati pöörduda. Aga õnneks lapsed teavad ka, et hädaabinumber on neil enamasti varakult juba selge. Võib-olla pareminigi kui mõnel täiskasvanul. Jah, et kes veel 0,1 või 0,2 kasutab, et nad, kui vaja on, eks nad kutsuvad kiirabi ja kiirabi ei pahanda kunagi, kui lapsel on häda siis. Minu kodukoha lähedale on tehtud päris palju uusi ujumiskohti ja nad on sellised moodsad, et seal on selline vette minemissild, seal on riietuskabiin ja mis kõige olulisem, et seal on see päästerõngakene ka. Ja seal on isegi selline silt, et sul on selgroogu ehk siis, et hoia ennast ja ära hüppa pea eest täispeaga vette. Aga mida üldse inimesed võiksid rohkem teada selle vette mineku kohta, et neid õnnetusi oleks siiski vähem? Suvel jah, on see suur oht, on need veekogud nii täiskasvanutele kui ka lastele. Ja ütleme, üks suur oht ujumistega on ikkagi see alkohol. Et see on selline koht, kus õnnetus hüüab tulles. Et tegelikult need kampaaniad, mis meil käivad, eks ju, et ära luba purjus sõpra vette või autorooli või kuhu iganes. Et aga just nende ujumistega, et see ei ole niisama võetud, see on tõsine probleem. Me hindame üle enda võimeid, hakkame üle järve ujuma. Ja tegelikult on väga lihtne tekkima sellel krambil või valel liigutusel alkoholi mõju all ja me võime ära uppuda. Et ütleme, aastast 2007 on tegelikult õnnetusjuhtumite tõttu inimesed surma saanud üha vähem. Kuni aastani 2020, kus hakkas uuesti tõusma. Kas põhjuseks siis oligi alkohol? Võt seda ma ei oska öelda, kas seal on nüüd alkohol, aga ma arvan küll, et uppumissurmade puhul on see alkohol ikkagi üks suur indikaator. Et viimased 3 aastat on see ikkagi olnud stabiilses tõusus. Et üha enam inimesi sureb uppumise tõttu. Ja ma arvan, et seal on see alkohol mängus. Et see on selline koht, kus me lähedastena, sõpradena saame sekkuda. Et me ei lase seda purjus sõpra vett. Me ei lase teda sinna autorooli või ATV-rooli lõbusõitu tegema. Et need ei ole tavaliselt ka sellised, et me teeme vaikselt või vaikselt sõber läheb kuskile, teeb mingit nalja, vaid see on ikkagi teiste inimeste silmade all. Et see on see koht, kus meie sõbrad, lähedased saame sekkuda, saame paika panna reeglid, et seda me ei tee. See on vist eestlasele psühholoogiliselt natuke raske nagu teise inimese otsusele vahele segada ja öelda, et ma ei luba sul seda teha. Jah, eks see on ebapopulaarne kindlasti ja seda on raske öelda. Aga see on see koht, kus võiks seda selgroogu olla. Et sa ei lase oma sõpra. Ta võib küll sind sõimata ja võib-olla ta ikkagi ei kuula sind ja läheb ikka. Aga endast tuleks anda see kõik, mida võib või mida me saame, et sellist olukorda vältida, et keegi saab hukka.
kuidas hoida lapsi uppumast, et üks asi on see, et sa lähed nendega Pärnu randa, kus vesi on lihtsalt nii madal, aga ka sinna võib laps nägupidi sisse kukkuda ja ega ta ju eriti lärmi ei tee, kui ta uppuma hakkab. Jah, eriti laste puhul need uppumissurmad on hästi vaiksed, aga sellisel juhul tulebki silm peal hoida. Me peame olema vanematena hoolsad, vaatama, kui meie laps läheb vette ja hoidma silma peal. Me ei tohi lasta hooletuse tõttu kellelgi hukka tunni. Vahtida sellel ajal telefoni? No näiteks jah, et ma saan aru, et see on raske ja suvel lapsed liiguvad ringi ja jooksevad ja me ei suuda olla alati niisugused kullipilguga helikopterid, kes neid vaatavad, aga veekogude läheduses tegelikult on see äärmiselt oluline, et me hoiame oma lastel silma peal. No üks asi on väikesed lapsed, eks ole, nende puhul on vanemad tõesti enamasti päris valvsad ja kogu aeg hoiavad silma peal. Aga teine asi on põhikooli lapsed juba ju seiklevad ringi täitsa oma pead ja käivad ka oma pead ujumas, kus saavad. Et millised on need õnnetuste asjaolud, mis nagu nende puhul kõige tihemini ette tulevad? Noh, eks neid lapsi me võtame ka suuresti juba kui meditsiinimaailmas kui täiskasvanuid, et seal on ka see lähedaste või sõprade ring, eks see, kes suudab olla nagu toeks ja kes suudab sekkuda, kes suudab märgata. Et tõsi, need lapsed käivad juba ilma vanemateta ja õnnetusi ikka juhtub ka nendega, aga siis ongi need sõbrad ja need inimesed tema ümber. Ja siis on jällegi see, et koolides võiks siiski olla rohkem neid koolitusi, mida teha. Jah, muidugi. Lapsed peaksid oskama kõik ujuda, et see väljaõppe võiks neil kõigil olla. Aga olukord on paranenud, ütleme just sellel samal, mis sa tõid välja, et nende ujumiskohtade ääres on olemas need rõngad, viskeliinid, asjad, numbrid, et paljudes kohtades on vetelpäästed olemas, et selle nimel tehakse suurt tööd, et selliste uppumissurmasid vähendada. Aga mulle tundub, et mis puudutab seda meie ujumisoskust, siis see statistiliselt on vist päris hea, et kui ma olen teistes riikides reisinud, siis kui on laste seltskonnad, siis Eesti lapsed oskavad ikka kõik ujuda, aga muude laste puhul see ei pruugi nii üldse olla. Ja, tegelikult ikka tehakse ja vanemad hoolitsevad selle eest, et nende lapsed oskaksid ujuda. Aga lihtsalt seal ongi tihti, et hinnatakse üle võib-olla natuke oma võimeid, et minnakse liiga kaugele. Voolud, jah, või tuleb kuidagi ootamatult, et me kukume vette mingisugusel põhjusel, eks ju, et ei pane tähele, oleme natuke hooletud, et see kõik suurendab seda riski. Millised võiksid olla need esmaabivahendid, mis võiks olla iga pere sellises suvises esmaabikarbis, et kui sa oled kodus, sul on see karp olemas, kui sa lähed näiteks suvilasse, sa paned selle karbi autosse kaasa? Võiksid olla esmased traumavahendid. Selle jaoks on meil väga hea tegelikult autoapteek. Et paljud unustavad ära, et ka kodus on meil auto maja ees, et seal on olemas tegelikult sidemed, seal on olemas plaastrid ja palju muud, mida vaja läheks. Selliseid käsi esmaabivahendeid või selliseid pakke on võimalik osta apteekidest, et selline asi võiks kindlasti olemas olla, eriti suvisel ajal. Kõigil meil võib juhtuda ja sealt saab palju abiks. Lisaks on erinevad, võiks olla meil valuvaigistid, midagi ikkagi kodus ja ära ei tohi unustada ka lapsi. Et lastel on teistsugused doosid, neil on teistsugused ravimid, et kui me lähme kuskile ära, võtame endale küll paratsetamoolikarbi kaasa, siis kindlasti võiks ka lastel olla mingisugune palaviku alandaja kaasas. Mis veel võiks olla, on ütleme, minu meelest tänapäeval väga hea esmaabivahend on akupank. Et oleks millegi, kui meil juhtub, et meil on telefoni aku tühi, et me saaksime seda laadida ja abi kutsuda. Siis tegelikult informatsioon, kuidas esmaabi anda, mida teha, on meil näpu otsades olemas. Lihtsalt see peab töötama. Ja ma veel, mida ma paneks kindlasti südamele, et kui te olete või teate, et olete allergiline mingisuguse teatud putuka suhtes või suvise asja suhtes, eks ju, siis tasub endale see automaatne adrenaliinisüstal soetada. Et ta oleks teil kaasas ja kotis ikkagi, eriti lastega ja kui me lähme kuskile kaugemale loodusesse. Aitäh! Palun! Hea vaataja, meie saade Erakorralise meditsiinikeskuse õendusjuhi Kristo Peetrisega on lõppenud. Ma loodan, et te saite päris mitu head mõttekohta selles suhtes, kuidas iseenda ja oma pere suvi turvalisemaks muuta. Kõike head ja kohtume taas! Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna Keskhaigla podcasti Tark arst taskus ja saad tükike mõlemast.